Tere hommikust! Meil on kätte jõudnud esmaspäev 17. juuni ja ma isegi ei tea, kust alustada. Meil on nii mõndagi siin viimasel ajal juhtunud. Kõigepealt me hakkame kolima jälle. Meil sai maja leping läbi ja kuna me jagame maja veel ühe meie sõbraga, et ta rendib meilt tuba, siis see praegune maja jääb natuke nagu väikseks. Ja otsisime siis maja, käisime erinevatel inspektionitel ja lõpuks kuidagi vedas, saime selle maja, mis meile meeldis. Renditurg on ikkagi suht selline crazy veits, et parematel majadel on ikka päris palju rahvast kohal. Ja kuna me ei ole veel permanent residency saanud, siis meie siis nii-öelda taotlused on natuke nõrgemad kui kohalikumad ja veits kartsime, et lõpuks ei saagi maja, aga Karl, nagu ta on hea jutuga alati, et sai ühe kinnisvaramakleriga hästi läbi, jäi silma. Ja nüüd kolmapäeval siis saame võtmed kätte ja tegelikult oli meil plaanis ju järgmine nädal puhkama minna nädalaks ajaks. Ehk siis me peame selle nädala jooksul maja kõik puhtaks tegema, siis ära koristama, üle andma ja siis enne puhkust enda majja, uude majja siis kõik sisse sättima, mööbli kõik uuesti paika panema, kõik asjad lahti pakkima ja siis kohe nagu otse puhkusele. Jah, kõik nagu iseenesest oleks toiminud, et veits oleks kiireks läinud, aga oleks nagu päris reaalne, et me oleks saanud selle kõik tehtud. Aga nüüd pühapäeval tavaliselt me sõidame Karliga jalgrattaga seda pikka sõitu ja mul oli võimalus, et minna tööle, kuna mul on koolivaheaeg ja Karl läks üksinda sõitma. Ja tagasi tulles keeras talle jalgrattateele ette üks auto, kuhu Karl siis külje pealt täiesti sisse lendas ja nüüd tal ongi niimoodi, et õlg on pekkis, katki ei ole, aga vist on mingisugune rebend ja siis põlve lõi ka korralikult ära ja lonkab siin. Ja nüüd ma olengi siin arsti kabineti ukse ees põhimõtteliselt, ootan, Karl läks sisse, on ju. Ei tea, puhkuse ilmselt peame nüüd ära jätma ja ma ei kujuta ette, kuidas me kolima hakkame, sellepärast, et Karl ei saa mitte midagi tõsta, ta ei saa isegi särki seljast ära võtta. Jah, sellised lood ja põhimõtteliselt, kui see õnnetus juhtus, siis oligi nii, et kutsuti kiirabi kohale, politsei kohale, Karlile anti mingit seda valuvaigestit, mida sa hingad sisse siit, viidi haiglasse ära, tehti röntgenpildid. Ja naljakas lugu ongi see, et Karl on põhimõtteliselt nüüd töövõimetu päris pikka aega ja politsei ütles, et nemad ei tea, kes süüdi on. Kuigi meie arust on see suhteliselt ilmselge, et kui sa keerad nagu siis vasakule ja sul on jalgrattatee seal vahel, et siis sa pead ikkagi peeglist vaatama, et sulle keegi sealt nagu vastu ei tuleks. Okei. See on office'is, jah? Ei.
Siia on tehtud 2 karnioosi. Üks on külas ja teine Newkile. Selles mõttes on. Me nüüd saime uue maja võtmed kätte ja mina ei olegi seda maja näinud, sest et Karl käis seda maja vaatamas siis, kui ma tööl olin. Ja ma põhimõtteliselt nägingi siis praegu esimest korda ja ma olen täiega rahul, et magamistoad on palju suuremad kui meil eelmises majas oli ja üldse on nagu rohkem ruumi, köök on ka päris suur ja täiega mõnus, ma olen rahul ja nüüd me hakkamegi vaikselt asju tassima, et kuna Karl ei saa asju tassida, siis poisid tulevad appi reedel ja aitavad meil need asjad ära siia kolida, aga me nüüd iga kord, kui me siia tuleme, siis me juba toome vaikselt mingid asjad ära. Ja nüüd enne, kui me sisse ennast siia sätime, peame veel tegema üks asja nagu condition report. See on siis, kui sa kolid uude majja sisse, siis sa paned kirja kõik asjad, mis ei tööta või on katki või kui seinas on mingi täkke või mis iganes, et kui sa hiljem siis välja kolid, siis sa pead andma selles samas konditsioonis maja tagasi ja siis see on meie enda kaitsmiseks ka, et kui mingid asjad, mis siin oli juba eelnevalt, et siis nad ei saa meid nagu sellest süüdistada. Ja sama on siis eelmisel majal, et nüüd kui me selle üle anname, siis vaadatakse kõik asjad üle, et kas me oleme nii-öelda põhjustanud mingeid uusi kahjustusi või mitte. Ühesõnaga, kui see saab korda, siis on kõik tehtud ja valmis. Siin majal on huvitav see, et need katuse peal on solarpaneelid, aga nüüd kui Karl siia sisse tuli, siis ta avastas, et need ei tööta millega pärast, et me peame nüüd seda property manageri teatama ja küsima, et mis värk on, miks nad ei tööta. Kuulutuses oli kirjas, et solarpaneelid tulevad ka onju, nii et neil ei ole nagu mingit põhjust siin meid nii-öelda kiusama hakata. Aga jah, siuke see maja on. Meil on kätte jõudnud neljapäev ja mul on töölt vaba, ehk siis me täna kolime suur osa asju ära, enne kui poisid reedel siia mööblit tulevad kolima. Praegu see olukord on meil siin selline. Karl on suht rõõmus juba oma käega, vaikselt tipib seal. Igal pool on igasugused kastid. Me üritasime praegu niimoodi, et me teeme siit need kõik tühjaks. Ja siis reedel nad saavad lihtsalt siit need välja tõsta, sest ma olen ise reedel tööl. Need kapid tegime tühjaks, selle teeme koheselt tühjaks. Õnneks me saame Karli tööautot kasutada. Et siis siia mahub suht palju asju nagu. Selle topime kõik täis. Aga vaadake, kui palju asju meil siin garaažis on nagu apikene. Ühesõnaga, kõik need asjad tuleb ka veel siia tõsta. Ja niimoodi me siin vaikselt toimetame. Karl käis eile veel ultrahelis ja täna läheb uuesti arsti juurde, et siis saab teada võib-olla täpsemalt, mis tal on. Siiamaani tundub suht rõõmus, aga ta võtab kõigest valuvaigesteid, et veits parem oleks. Opioide. Jah, opioidid päris hullud valukad on. Vaata. Half marathon, full marathon, mis see on? Ei mäleta. Garaaži uksest pekkis. See on ma rääksin neile, et need lasid oma. Mul lasid vastu neid. Mida värki? Ja Need on uued elanikud seal ju. Uued elanikud, meie prügikasti tahtsid küll ära võtta. Number on peale, seda mis tahad meie olla. Number ja lisaks sellele on täht veel peale ja sa paned kõik asjad mööda nagu. Sorry, ei on. Aga lihtsalt what the fuck oli see.
meil on praegune plaan siis niimoodi, et me tõstame lihtsalt auto pealt asjad maha. Osad asjad paneme kusagile kappi ära, aga veits on nagu tolmune. Me tahaks lihtsalt asjad maha tõsta, asjad ära kolida ja siis nagu kõik uuesti puhtaks teha ja siis alles ilusti asjad välja tõsta. Praegu lihtsalt tõstsime siia, see on meie office, tõstsime praegu kõik asjad siia ja siis pärast, kui kõik on puhas, siis hakkame lahti pakkima. Veits on veel jäänud paar kasti nagu. Oleme nüüd tagasi kodus, tegime kiire söögipausi ja meile just kirjutas meie property manager. Ja no arvati oli, et siin midagi sellist tuleb, ühesõnaga kirjutab, et omanik andis talle nüüd teada, et solarpaneelid ongi katki ja nemad neid ei kavatse parandada. Kuigi maja oli netti siis üles pandud, kuulutus oli pandud niimoodi, et solarpaneelid olid ka seal kirjas, et tuleb majaga kaasa ja et odavamad kommunaalid ja mis iganes. Ja ma ei saagi nagu aru sellest, et tavaliselt kui eelmised inimesed välja kolivad, siis tehakse ju tervele majale inspection. Täpselt nii samuti nagu siis, kui me sisse kolime, siis me peame kõik üle kontrollima, et seda konditsiooni kirja panna. Et kuidas see siis sel hetkel nagu välja ei tulnud, et solarpaneelid ei tööta ja et omanik ei kavatsegi neid korda teha. Ühesõnaga, ma ei tea. Nüüd see omanik siis pakkus välja, et $15 soodustust nagu üüri pealt nädala kohta, millega me ei ole nõus ja ma kirjutasin meie property managerile tagasi, et meie jaoks on see soodustus liiga väike. Ja et kuidas siuke asi üldse nüüd hiljem siis saab välja tulla, kui me oleme juba sisse kolinud, et me peame reaalselt enda maja võtmed nädalavahetusel üle andma, et kui nüüd tuleb välja, et nemad meile soodustust teha ja suuremat ei saa ja et meie ei ole sellega nõus, et mis me siis nüüd teeme, et peame uut maja hakkama otsima, et kuidas see nagu see on nii Austraalia, see on nagu nii Austraalia, lihtsalt niimoodi aetakse isegi kõiki siin asju, kõigil on jumalast suva, lihtsalt ma ei tea, kuidas need asju üldse organiseerivad niimoodi. Selline meie seiklus jälle ja Karli selle õnnetusega seoses, siis tema käis nüüd advokaadi juures ja siin on Austraalia governmendi poolt siis siukene kindlustus, et kui sa autot registreerid, siis sul on kohustuslik kolmanda isiku kindlustus, et kui sa õnnetuse teed, siis et see inimene, kes viga sinu pärast saab, et need asjad makstakse kinni ja nüüd Karli õnnetus peakski minema selle alla ja siis advokaat aitab tal siis neid rahasi sealt kätte saada, kuna ta nüüd ei saa tööl käia. Ühesõnaga, sellega hakkame nüüd ka siis tegelema. Ma ei tea, nagu pole otsega äärt nendel jamadel siin Austraalias ausalt. Meil on reede kätte jõudnud ja ma just lõpetasin töö ja tulin koju ja saate aru, kõik mööbel on ära viidud. Ma näitan teile kohe. Poisid on kõik tühjaks vedanud. Rääkisin just Karliga ka, et nad läksid nüüd käru tagasi viima, et nad võtsid rendist käru, et mööblit siis tassida. Nüüd on vaja lihtsalt kõik see maja ära koristada ja siis võib võtmed üle anda, et mul on nüüd homme, ülehomme vaba ja siis me üritame nädalavahetusel kõik siin puhtaks teha. Nii, ma olen nüüd siis jõudnud meie uude majja ja meil on siin korralik autode garaaž siin või. Martini auto, Jõuks, Tanel ja siis Karli pirukas taga. Nad siin möllavad, panevad nüüd mööblit uuesti siis kokku. Ja ma näitan teile kohe. Diivani on ära toonud, telekas, diivanilaud. Me ilmselt peame siia mingisuguse, ma ei tea, võib-olla peab isegi tähest diivani uue ostma, sest et see veits ei sobi.
aga noh, vaatame, köögilauda ei ole meil nüüd, sest eelmises majas me saime maja poolt selle köögilaua, me olime sinna selle jätma. Siis siia tahaks vist osta paari siuksed pukid. Siis külmkapp on ilusti ära toodud. Kas võta? Siin saa midagi vastu tuli. No nii, musukas. Juhu! Me nüüd hakkame siis kõike seda jama siin lahti pakkima ja kappidesse ära panema. Kell 7:30 saanud ja ma sain just köögi niimoodi valmis. Panin kõik asjad siia kappidesse ära. Veits parem, enne oli muidu täiesti hullumaja siin. Karl läks veel ühe tiiru eelmisesse majja tegema, et meil jäid potid-pannid maha. Üks asi on see, mille me peame nüüd ka veel ostma, on see mikrokas. Et eelmises majas oli meil juba mikrokas olemas, nii et selle peab ka veel siia ära ostma. Siia käib pesumasin muidu, aga ma ei tea. Ma ei ole kindel, Karl õudselt tahab nagu osta, aga ma ise veel ma ei ole nagu päris kindel, et see on jälle mingi lisa väljaminek, vaata. Et peab mõtlema, et kõigepealt ilmselt üritame laua siia saada, et see on siukene prioriteet praegu. Peaaegu valmis koristamisega, et kõik magamistoad ja office ja WC-d on nüüd puhtaks tehtud ja ma just leidsin Facebook Marketplace'ist ühe köögilaua ja Karl nüüd läkski käru järgi, võtame kusti peale ja siis toome selle köögilaua ära. Aga jah, põhimõtteliselt on valmis. Veits on veel nagu jäänud köök ja siis see laud on vaja puhtaks teha. Aga teised toad on kõik juba kinni pandud, põrand pestud ja niimoodi, et nagu kõik on tehtud. Nii et jah, nagu natukene veel ja siis on tehtud. Ja ma arvan, et homme saab juba maja üle anda. Korralik peintjob praegu. See on normaalne peintjob, ikka värvis oli kuradi selle ukse peal ajukas peint. Saad aru, kuidas värvis. No nii, me saime oma laua kätte, toolid on siis veel puudu, aga see näeb päris äge välja. Võtsime rendist siis käru, sõitsime mingi pool tundi selle jaoks, kussi tuli appi ja 3 sotiga siis saime Marketplace'ist.
ma olen päris rahul, ta on täiega sihuke korralik, et sihuke tugev, jalad on ka päris ägedad. Karl just helistas mulle, et on meie vanas majas. Omanik tuli nüüd sinna ja nad vaatasid koos kõik maja üle ja ta oli rahul, ehk siis me saame enda bondi tagasi. Jess, jumal tänatud. Et ma ei ole kindel, kuidas Eestis maja nagu rentimine käib, aga siin on niimoodi, et sa pead 4 nädala üüri siis neile nagu põhimõtteliselt panti andma ja siis, kui sa majast välja kolid, siis sa saad selle raha tagasi eeldusel, et kõik on terve ja samas konditsioonis, aga tavaliselt on niimoodi, et nagu Makais vähemalt, meil oli mingi räige jama, mingid väiksed rohututid ja kõik asjad nad kohe võtsid ülesse ja põhimõtteliselt nagu, kui me ei oleks need asjad korda teinud, siis neil oleks õigus nagu osa sellest raha endale jätta ja sellepärast me nii hullult koristasime ka seal majas, et kõik ribikardinad tuleb ükshaaval puhtaks teha ja nagu kõik asjad nii puhtaks kui võimalik, sest muidu nad saad kohe öelda, et pärast teid me pidime siia mingi koristusteenuse sisse võtma ja nüüd me võtame selle raha maha või siis nagu kui on kusagil mingisugused augud seinas või mis iganes. Ja nüüd meil on vaja selle maja siis condition report ära teha, me pole siiamaani jõudnud teha. Hakkasime just seda Karliga tegema ja siis see omanik teisest majast helistas, et ta nüüd on valmis maja üle saama. Ühesõnaga, me peame veel selle siin ära tegema, et see tundus, et selle kinnisvaramaakleri kaudu on see condition report hästi põhjalik, et ma nägin, et seal on hästi palju pilte, peab kõik need asjad üle vaatama. Ma arvan, et ma ilmselt lihtsalt nõustun kõigega, ma ei usu, et seal midagi kahtlast on. Ma tegelikult filmin praegu meie uue mikroka pealt. Ma käisin täna järgi. Karl tuleb koju, siis pakime lahti ka selle. Meil on see auk seal ja sinna mahub kindlas mõõdus mikrokas ja neid mikrokaid ei olnud väga palju tegelikult selles mõõdus. Ehk siis ma loodan, et see on normaalne. Kõrgel see mikrokas on. Isegi nõme, miks see siukse koha peal, mikrokoha peal tegema? Nagu, ma isegi ei näe, kas ma sööb ka muud üle. Ma oleks see lõus koht sõnnud. Ei viimane kaeb. See mikrokas teeb üks taeg halvasti. Tšau! Meil on tegelikult päris palju aega juba möödas, kui ma viimast korda filmisin. Ja eile saime me siis oma lauale toolid lõpuks, mille üle mul on täiega hea meel. Et me otsisime Marketplace'ist ja ma ei tea, mingi nädal aega vähemalt või isegi kauem. Ja põhimõtteliselt mitte midagi ei olnud ja kõik olid suht nagu inetud või sellised ja me nagu tegelikult ei teadnud täpselt, millised me tahame ka, et Karl alguses mõtles, et tahab nagu veits tumedamaid.
aga ma näitan teile kohe, millised me saime. Sellised nad siis on. Nad on nagu sellest pööratud nahast, siuksed mõnusad pehmed ja sobivad päris hästi. Ma alguses tahtsime tumedaid, et muidu meil on kõik nagu täiesti hele, et nagu tooks nagu veits kontrasti juurde, et me oleks tumedad nagu toolid siia ja siis võib-olla tumedad need pukitoolid. Aga mulle tundub, et see töötab paremini. Ja me saime nad päris hea hinnaga, $150 kogu komplekt. Tavaliselt on üks tool sama hinnaga. Ja nad nagu näevad täiesti uued välja, neil ei ole nagu mitte midagi viga. Et vedas nagu täiega. See, kellelt meil need ostsime, ütles, et tal olid need garaažis mingi mitu aastat olnud, et ta ei ole neid vist ilmselt, ma arvan, eelmisest kolimisest saadik ei ole kasutanud, sest see koht, kus nad praegu elasid, oli hästi väike ja neil oli köögis nagu siuke väike laud. Et ma ei tea, täiesti random, et niimoodi ongi nende marketplace'i leidudega, et vahepeal inimestel lihtsalt seisab kusagil garaažis mingi asi ja nad panevadki umbes hinnaga selle ülesse. Et vedas, ma olen täiega rahul, me juba tegelikult mingi hetk vaatasime, et äkki peab lihtsalt uuena ostma, aga ma ei tea, nagu isegi kui vaatad uusi, siis me lihtsalt ei leidnud ühtegi tooli, mis oleks nagu normaalne. Ma ei tea, tavaline kõrge seljatoaga, mitte mingi X-disainiga ja lihtsalt nagu, ma ei tea, ei olnud väga head valikud niikuinii. Nii et ma olen rahul ja siis sain siia siuksed nunnud taimed ka. Teeb veits ubasemaks nagu toa. Siukene ka. Aga ma ei tea, ma võib-olla selle panen kusagile mujale, sest mulle tundub, et siin on päris pime. Siukse jalaga tuli. See on päris nunna. Et ma olen päris rahul. Meil on kodu valmis, ma ütleks. Ja saime wifi tööle. Ja kõik arved on nüüd ära registreeritud siia aadressile. Ja jah, nice, tore. Loodame, et nüüd on vähemalt aastaks ajaks selle kolimisega rohumajas, et loodetavasti selleks ajaks on meil juba viisad käes, et siis äkki saab hakata juba ostmise peale mõtlema. Aga jah, aitäh teile, et te vaatasite mu videot. Seekord on veits siuke hektika olnud, kuna meil kõik plaanid muutusid. Reis siis canceldati ära ja ma sain lennupiletite voucherid ja ma nüüd bookisin uued lennupiletid ära meile, et me ikkagist lähme reisile, aga lükkasime selle edasi ja õnneks mul on tavaliselt niimoodi, et elamised on alati võetud tasuta tühistamisega, ehk siis ma saan sealt ka kõik raha tagasi ja bookisin juba uue elamise ka. Kahjuks ma nagu seda sama elamist ei saanud nagu eelmine kord, aga vast ei ole hullu. Jah, ja nüüd Karl on ajanud siis enda kindlustusega igasuguseid neid pabereid, et kuna ta praegu tööd teha ei saa, et siis loodetavasti saab mingisugust nagu hüvitist, et ta praegu läks füsio juurde, et füsio annab talle mingit harjutusi ja on teipinud praegu seda õlga. Et tundub, et nagu veits on paremaks läinud, aga ta ikkagist nagu annab tunda ka tavalistes tegevustes, ma ei tea, tõstab kodus midagi kerget, siis juba see õlg annab nagu tunda ja et ilmselt sellega läheb veits kauem aega, kuni see korda saab. Aga jah, selline video siis. Eks elu ei lähe alati nii nagu plaanis ja vahest tulebki siukseid viperdusi, ütleme niimoodi, aga jah, ei, saab hakkama. Aitäh sulle, et vaatasid ja näeme järgmises videos. Tšauka!